Nii, tere hommikust teile kõikidele, kes te olete kohale jõudnud tänasele webinarile. Ja mm, minu nimi on Maarit Vabrit-Raadla ja meie tänase webinari teemaks on siis inspireerivad eesmärgid. Ning webinari pikkuseks on 30 minutit. Ja täna on meil selline formaat, et mina räägin ja teie kuulate, et võib-olla kunagi, kui näost näkku kohtume mõnel koolitusel, siis saab natukene teistpidi ka. Ma rohkem oma kaunist nägu ei näitaks teile, vaid asuksin kohe teema juurde, kuna meil aega väga palju ei ole ja mul on teie jaoks mõned slaidid ka ette valmistatud. Nii et ega siis ei olegi muud, kui asume tänase teema juurde. Ja ma paluksin siis teile ainukese asjana, et andke korraks märku, et te mu slaide ka näete. Et siis ma saan olla kindel, et kõik vajalik jõuab kohale. Ja kui te nüüd registreerisite ennast sellele webinarile mõttega, et ma räägin teile midagi totaalselt uut ja põlevat, siis ma natukene pean teid maa peale tagasi tooma, sellepärast et ühte võib-olla sellist valemit või lahendust, mida kõik inimesed saaksid kasutada, et nad leiaksid siis inspiratsiooni oma eesmärkidega töötamisel ja nende eesmärkide püstitamisel tegelikult ei ole. Ja täna me räägime sellest, kuidas igaühel teil on võimalik leida see inspiratsioon eesmärkidest ja inspireerivalt eesmärkidega siis tegeleda pigem personaalselt. Mõeldes siis mõnede oluliste lähtekohtade peale ja mõeldes ka siis iseenda peale. Aga millest me räägime? Me räägime sellest, et on võib-olla teatud sellised baasteadmised, mis on kasulikud, kui me tahame, et meie eesmärgid oleksid sisukad, asjakohased, vajalikud, sealjuures ka mõõdetavad, et nad nii-öelda motiveerivad meid ka tegutsema ja suunavad siis nii-öelda õiges suunas. Ja et nad oleksid siis ka visiooniga seotud, mis täna ka räägime sellest, on tegelikult inspireerivate eesmärkide seisukohast väga oluline. Et miks on mul eesmärke vaja, kuidas nendega tööd teha või siis ka ütleme, kujundada selliselt, et nad oleksid inspireerivad ja kuidas tulemusi saavutada. Need on tänased põhilised teemad. Nüüd algatuseks on ikkagi kasulik, et me mõistaksime ühtemoodi seda, kuidas siis tulemusi saavutatakse, sellepärast et eesmärke me püstitame ikkagi sellepärast, et jõuda mingisuguse tulemuseni. Ja kui öeldakse, et selged eesmärgid aitavad siis ka sellist tulemuslikkust tõsta, siis mina olen joonistanud teile välja sellise klassikalise tulemuslikkuse protsessi, mis on väga tihedalt seotud just nimelt eesmärkidega. Ja kõik, mis ma teile täna muidu näitan ja räägin, on ühest küljest pea 20-aastase töö jooksul kogutud siis nii akadeemilisest, sellisest kirjandusest kui ka reaalsest ja praktilisest elust. Et ma olen küll läbi selle oma kogemuse paljusid neid võib-olla ka natuke teaduslikumaid lähenemisi korrigeerinud ja kohandanud, aga seda kõike selle eesmärgiga, et kui me räägime nüüd mingisugustest tööriistadest, mida on vaja kas siis juhil või töötajal kasutada, siis
nad peavad olema loogilise ülesehitusega, lihtsad, mitte väga keerulised, sest keerulisi tööriistu ei jaksa keegi kasutada. Ja nad peavad olema selles mõttes käepärased inimestele. Ja kui me nüüd seda tulemuslikkuse protsessi vaatame, et kus kohas siin asuvad siis need eesmärgid või kus me eesmärkidega töötame, siis praktiliselt kõikides etappides. See tulemuslikkuse protsess saab iseenesest alguse siis visioonist. Ja meie eesmärk on eelkõige see, et me oskaksime ja suudaksime igapäevaselt töötada targalt, mis on siis üks kolmnurkadest siin nii-öelda keskel allpool. Aga selleks, et seda tarka töötamist ja eesmärkidega tööd teadlikult teha, on tegelikult vajalik alguses või siis ka aeg-ajalt protsessi käigus minna tagasi selle sama visiooni juurde. Mis asi see isiklik visioon on ja kuidas seda kasutatakse eesmärgistamisel, sellest ma räägin nüüd edaspidi natukene lähemalt. Aga kui me nüüd vaatame korraks läbi selle tulemuslikkuse protsessi ja mis on tema siis selline loogika ja ülesehitus, siis alustame visioonist, mis on pikaajaline nägemus sellest, kuhu inimene tahab jõuda, kus ta ennast näeb näiteks 10, 15 või ka 20 aasta pärast. Et selles osas on palju soovitusi, et mõned ütlevad, et mõtle nüüd, kui su viimne päev on käes, eks ole, ja et sa pead vaatama tagasi elule, et mis teeb sind siis nagu rahulolevaks ja õnnelikuks, kui sa tagasi vaatad, et mis on see tulemus, mille üle sa tahaksid olla uhke, eks ole, oma viimasel päeval. Aga see ei pea nii morbiidne olema. Me võime mõelda ka näiteks, et kus ma olen aastal 2030 ehk 10 aasta pärast, mis on minu ümber, millega ma tegelen, mis on mulle oluline, mida ma olen juba selleks ajaks saavutanud ja nii edasi. Pane ennast selle pildi sisse. Visioon ei ole nüüd otseselt unistus, aga ta on ikkagi unistusega seotud. Visioon on siiski veidikene konkreetsem ja nii-öelda siis ka võib-olla natukene mõõdetavam kui lihtsalt unistus. Nüüd selleks, et sellist seost visiooni ja eesmärkide vahel luua, on hea need eesmärgid siis ka läbi mõelda, nii pikemaajalised kui ka siis lühemaajalised. Ehk siis me räägime planeerimisest, süsteemi loomisest, sellest, mis annab raamistiku, et oma igapäevaste tegevustega lõpuks siis võib-olla selle visioonini jõuda. Ja see tark töötamine puudutab nii seda, kuidas me oma eesmärkidega igapäevaselt töötame, kui edukas ma näiteks tänastes tegevustes ja ülesannetes olen, et kuidas mu igapäevased tegevused annavad siis lõpuks sisendi sellele, et ma nende tulemusteni, mida ma olen planeerinud läbi eesmärgistamise, ka jõuan. Ja elus ikkagi juhtub niimoodi, et alati ei jõua või siis jõuan hiljem või siis tekivad muud probleemid. Aga võib-olla üks selline väga väärtuslik lähenemine ja mõte on seotud mõõtmise ja analüüsimisega. Ja see ei ole nüüd oluline võib-olla üks kord aastas, vaid tegelikult seda mõõtmist ja analüüsimist tuleks teha erinevates etappides, lühemaajaliselt ja pikemaajaliselt ja võib-olla ka igapäevaselt. Oleneb, missuguseid tööriistu kasutada ja mis parasjagu sobib, eks ole, sellepärast, et see töö iseloom võib ka inimesel olla väga erinev. Mõni tegelebki operatiivse tööga, mõni tegeleb väga sellise, kuidas ma ütlen, sisulise ja palju mõtlemist ja aju tööd nõudva tööga. No, näiteks nagu teadlased ja nii edasi. Ja hästi oluline kogu selles tsüklis on kindlasti see, et sa pöörad tähelepanu enese arendamisele, õppimisele ja kasvamisele nii tööalases, isiklikus kui ka siis vaimses plaanis. Et neid valdkondi, milles ennast arendada, on ju tegelikult rohkem kui ainult töö ja ka täna me ei räägi eesmärgistamisest ainult töövõtmes. Aga nüüd juba natukene konkreetsemalt siis selle juurde, et mis siis ikkagi aitab seda inspiratsiooni leida ja saavutada.
ja ma panin kirja mõned sellised punktid, mida te võiksite ka omakeskis mõelda ja hinnata, et kas te teete neid tegevusi, kuivõrd sellised tegevused just nimelt sind mõjutavad ja toetavad. Ja esimese punktina ma panin sellise sõnastuse nagu pane eesmärk kirja. Et mida ma olen näinud väga pika aja jooksul erinevate inimeste puhul on see, et nende peas justkui on see visioon, aga ka eesmärk olemas. Aga kui ta on peas, siis ta jääbki selliseks võib-olla hajusaks ja mõni ütleb isegi astraalseks, eks ole. Selleks, et eesmärki nii-öelda materialiseerida, on väga hea, kui sa paned ta kirja. Kirjutamine aitab ka selle jaoks, sellest seisukohast väga palju, et läbi kirjutamise muutub ta konkreetsemaks. Mõtled küll ja kujutad endale ette võib-olla, et mis ma siis teen ja mis ma siis tahan, aga kui see tuleb paberile ja näiteks sul on võimalus oma eesmärgi juurde tagasi tulla, siis toob see kaasa kindlasti väga palju selliseid lisamõtteid ja nüansse ja tähelepanekuid ja võib-olla ka uusi ambitsioone. Nii et esimene soovitus, pane eesmärk kirja. Mõtle kohe nagu selle eesmärgi peale ja mõtle ka selle peale, et kas see eesmärk ikkagi inspireerib mind, kas see on minu jaoks väljakutseks, kas ma tahan seda teha või teisest küljest on see pigem seotud sellega, et ma pean seda justkui tegema. Ja siin on hästi oluline, et eesmärgi puhul tuleb leida üles ka see tahan, eks ole, et miks ma seda teen, et miks ma seda tahan ja miks see minu jaoks on väärtuslik ja oluline. Teine punkt on seotud juba nagu eelmise slaidi juures räägitud visiooniga. Visioon on tegelikult see, mis annab sinu pikema ja lühema ajalistesse eesmärkidesse selle emotsiooni, selle võib-olla ka miksi, eks ole. No, kui me visioonist räägime, siis üks näide on see, et ma küsin inimese käest, et kuhu sa tahad näiteks 10 aasta pärast välja jõuda või et kus sa näed, et sa oled, ma näen, et mul on villa kuskil Lõuna-Euroopas, ma elan Hispaania kuskil lõunarannikul, mul on selline äge maja basseiniga, eks ole. Okei. Aga mis see siis tähendab? Et see on sinu selline nii-öelda unistus, visioon, eks ole, mis on emotsiooniga seotud. Aga et kui reaalne see on, et kuidas sa selleni jõuad? Jaa, et selleks ma pean koguma raha, tegema investeeringuid, ma pean harima ennast ikkagi selles vallas, et kuidas investeerimisega siis nii-öelda tulu teenida ja nii edasi. Ja juba hakkavad kooruma sealt tegelikult sellised konkreetsemad sammud. No see on üks näide, eks ole, ma ei ütle, et te peate kindlasti planeerima nüüd tulevikus rikkust ainult, aga et lihtsalt üks selline värvikas näide, kuidas tegelikult visioon annab sisendi meie igapäevastesse tegevustesse ja ka lühema pikaajalistesse eesmärkidesse, sest tasapisi hakkad sa siis oma selliseid tegevusi seadma selle emotsiooniga seotud visiooniga. Näiteks, eks ole, et üks sinu sellistest tegevuseesmärkidest võib-olla on siis, et iga nädal vaatan läbi börsi nii-öelda olukorra, hindan oma investeerimisvõimalusi või siis alustan raha kogumisega, et saaksin mingi summa kokku ja saaksin selle paigutada aktsiatesse. Et nii me jõuamegi tegelikult selle visioonini ja kui rääkida nüüd nendest lühemaajalistest eesmärkidest, siis ongi hästi oluline, et mitte ainult sa ei mõtle, et ma siin paari aasta jooksul võiksin ikkagi nagu sinna jõuda, et see on natukene võib-olla selline, et võib-olla jõuan ja võib-olla ei jõua ka, aga kui sa ütled endale, et sa tahad, siis pane sinna külge see mõõdik, kui palju ma siis kuus pean tegema või mida ma selle aasta jooksul täpselt tahan saada, mis see number on. Kõiki eesmärke on võimalik mõõta
igale eesmärgile ja tegevusele on võimalik tegelikult number külge panna, mis ei välista muidugi seda, et seal on ka kvalitatiivsed näitajad olemas ja tähtaeg. Ja tähtaja osas soovitatakse nüüd siin erinevate selliste allikate poolt, et pigem mitte panna näiteks aastane või et näiteks 2015 saavutan selle, vabandust, 2025 saavutan selle tulemuse või eesmärgi, vaid pane kuupäev 1. märts 2025. Et jällegi, et mida selliseks konkreetsemaks ja reaalsemaks sa seda eesmärki oskad muuta, seda, kuidas öelda, lähemal ta sinu ihule ja nahale ka on. Inspiratsiooni aitab tegelikult luua ja nii-öelda võimendada ka oma eesmärgi jagamine. Mis see tähendab? No, ma toon mõned näited. Mul on selliseid koostööpartnereid, eraisikuid, kes on oma aastased eesmärgid kirja pannud. Seal taga on ka natuke pikem plaan, aga siis need aastased eesmärgid ta saadab 2-3 oma sellisele väga heale sõbrale. Et nii-öelda enda jaoks kas ka tagasisidet saada, aga võib-olla ka natukene sellist vastutust juurde lisada sellele, et kui ma selle juba välja ütlen, see on justkui lubadus, eks ole. Enesedistsipliini seisukohast võib-olla ei olegi üldse nagu halb, eks ole, seda jagada, aga jagada tasub siis ikkagi neid eesmärke ainult, mille jagamisega sa oled nagu valmis, eks, seda jagamist tegema. Mõni näiteks paneb sotsiaalmeediasse, just lugesin LinkedInist ühe hea tuttava aastaseid eesmärke. Tegelikult on see mõnes mõttes ka innustav sulle endale. Näed, nemad panevad ja saavad, mina võiksin ju ka. Ja just nimelt jaga seda, mis on sulle tähtis, et mitte ainult seda eesmärki, vaid läbi sinu eesmärkide ju kooruvad välja ka need väärtused, eks ole, mida sa endas kannad ja mida sa tahad saavutada ja mille järgi sa nagu töötad. Ja see on see, mille järgi sind ka tuntakse. Nii et tasub endalt küsida, mis mind innustab, sest inimesed on ju erinevad. Näiteks mõnda inimest innustab see, kui ta selle tulemuse saavutab, eks ole. Mina olen väga sellist tüüpi, et ma tahan aeg-ajalt katsuda seda tulemust. Ma tahan öelda, et näed, nüüd see on nagu valmis, et kui lõpmatuseni millegiga tegeleda, siis see mingil hetkel nagu väsitab, et mingit tulemust tahan ma ikkagi näha. Mõnda inimest innustab see, kui ta oma püstitatud eesmärgi näiteks ületab. Eks ole, ta ületas iseennast, ta ületas oma eesmärki. Kolmandatel on jälle, nad saavad seda peamist inspiratsiooni igapäevasest tegutsemisest, sellest nii-öelda teekonnast. Et olete kindlasti kuulnud sellist mõistet nagu the flow, et sa oled nagu selle laineharjal, eks ole, see, kuidas võib öelda isegi natukene eufooria seisund, et sul ongi palju energiat ja see tegemine on nii äge ja sealt sa nii-öelda genereerid endale seda inspiratsiooni ja innustust tagasi. Ja mõnedel on siis ka teiste inimestega seotud see, et see jagamine ja inspiratsiooni kogumine teistega koostööst või meeskonnatööst ja muidugi ei saa välistada ka majanduslikku heaolu, eks ole, et ka see raha võib olla inimese jaoks oluline või see, ütleme siis, majanduslik seisund. Nii et küsi enda käest, kui sa oma eesmärke, mille sa oled juba kirja pannud, vaatad, siis kas ta on seotud sinu pikemaajalise siis nii-öelda visiooniga? Kas sellel on mõõdikud, on seal konkreetsed tähtajad, kuhu ja millal sa tahad jõuda, mida saavutada. Kui sa oled valmis, jaga oma eesmärki, aruta seda oma lähedastega ja mõtle läbi siis, et missugune etapp sind just kõige rohkem innustab ja see on ka see koht, kus sa teadlikult saad ka seda inspiratsiooni enda jaoks ka tagasi ja koguda. Aga nüüd eesmärkide puhul võib-olla selle eesmärgi kirjapanek ei ole ju, nagu kuidas öelda,
eesmärk omaette, vaid eesmärgi me paneme kirja selleks, et kuhugi jõuda. Ja võib-olla üks selliseid kõige suuremaid probleeme, mis ma ka olen näinud, on see, et me oskame küll juba neid eesmärke kirja panna ja teame, mis on õige ja mida peab tegema, aga miskipärast me ei tee seda. Et mõtle selle peale ka, et mis hoiab sind siis nii-öelda järjepidevana ja mis toetab seda ka igapäevast motivatsiooni. Nüüd, kui rääkida sellest, mida eesmärk võiks sisaldada, ehk kui ma hakkan nüüd kirja panema seda oma eesmärki, et mis seal võiks siis olla ja ma ei räägi teile sellest, et meil on smart mudel ja et kasutame kõik seda. Kasuta parem sellist nii-öelda common sense'i, loogilist mõtlemist ja olulised nii-öelda aspektid, mis peaksid siis selles eesmärgis kirjas olema, on kõigepealt, et kirjelda seda, mida see eesmärk endast kujutab, mis valdkond see on, mis on lõpptulemus, mis peaks tänu selle eesmärgi saavutamisele siis muutuma, parem olema, teistmoodi ja nii edasi, et mida see sulle endale tagasi annab. Järgmiseks mõtle siis, et mis võiks olla selle eesmärgi nii-öelda tulemusnäitaja, milliste ühikute ja numbrite abil ma saan seda tulemust mõõta. Ja tähtaeg loomulikult. Siis, mida mina ka väga soovitan, on see, et ütleme nii, et praegu on aasta algus, inimesed on ärevil ja püstitavad siis omale eesmärke ja võib-olla see inspiratsioonitase on natukene kõrgem. Aga reaalsus on see, et sa ei saa kohe kõikide asjadega ju alustada, eks ole. Võib-olla tasub mõelda aasta või paari sellise pikkuse tsükli peale ja mõelda, et millal on mõistlik selle tegevuse või eesmärgiga siis alustada ja mis on see nii-öelda tähtaeg. Ja küsi, vaata seda eesmärki, mis sa kirja olid pannud ja mõtle, miks ta on mulle oluline, kuidas ta on seotud minu visiooniga, mis inspireerib mind selle eesmärgiga iga päev tegelema. Et see on väga oluline endale ja enda vastu aus olles selgeks teha, et kas ma tahan selle eesmärgiga tegeleda, sest et ega mitte miski ei saa teoks, kui sina ei otsusta seda, et sa tahad seda saavutada. Ja korraks jälle tagasi siis selle üldnimekirja või selle soovituslike punktide juurde, et pane eesmärk kirja, eks ole, ja mõtle läbi, kuidas ta on seotud sinu visiooniga ja vaata, et see eesmärk oleks siis ka selline konkreetne ja inspireeriv sulle endale. Võib-olla te olete kuulnud sellisest lähenemisest nagu OKR meetod, Objectives and Key Results, mis mulle endale väga meeldib, sest ta jällegi seab asjad väga loogilisse sellisesse süsteemi. Ja OKR põhimõte, see on vähemalt see, kuidas mina olen selle enda jaoks lahti nii-öelda mõtestanud. Näeb siis ette, et me küll püstitame eesmärgi, aga tuleb tegelikult läbi mõelda ka need tegevused, mis aitavad mul selle eesmärgini jõuda. Mul on siin mõned näited. Näiteks, kui ma isikliku arengu seisukohast ütlen, et ma omandan uue kompetentsi, eks ole, näiteks minust saab väga hea avalik esineja, inspiratsioonikõneleja, siis tegelikult tuleb sul läbi mõelda ka see, et kuidas ma seda siis saavutan, mis on need mõõdetavad tegevused, mis aitavad mul seda eesmärki saavutada. Näiteks kõigepealt ma lähen ja osalen koolitusel, õpin selgeks need põhitehnikad. Siis teen ma vähemalt poole aasta jooksul 4 avalikku sellist presentatsiooni või esitlust, eks ole, nii-öelda treenin ennast reaalses praktilises keskkonnas. Ja otsin näiteks omale mentori. Mentor võiks mul olla 6 kuud, eks ole, jällegi väga mõõdetav. Ja vot niimoodi tasub kõik need oma eesmärgid läbi mõelda, et jah, et ma tean küll, mida ma tahan, aga kuidas ma selleni jõuan? Mis on need tegevused, mis aitavad mul selle eesmärgini jõuda? Ja vot siis sa hakkad planeerima oma sellist iganädalast operatiivset tegevust. Koostad nädala ja päevakava, planeerid oma kalendrit ja lisad sinna selliseid tegevusi, mille kohta sa saad öelda, et jah, see tegevus, mida ma täna teen või planeerin, on seotud minu visiooni ja pikaajaliste eesmärkidega.
mis on väga oluline, et sa ei harjuks tegema tegevusi lihtsalt sellepärast, et noh, aga ma ju kogu aeg teen neid asju, vaid küsiksid endalt ka, kas see, mis ma täna teen, on seotud minu eesmärkidega ja minu pikaajalise visiooniga. Nii et selleks, et eesmärgid sind inspireeriksid, loo visioon, seo nad emotsiooniga, mis tuleb sellest samast tulevikku vaatavast visioonist. Pane juurde mõõdikud, planeeri lühemaajaliselt ja pikemaajaliselt ja mis väga oluline, analüüsi, anna endale tagasisidet, vaata, milles sa oled tugev, mis toimib hästi, kus sa oled tulemuslik ja tõhus ja kus on sul vaja ennast arendada. Nüüd need, kes te olete ennast MyPlani keskkonda juba ära registreerinud kasutajaks, siis juhendite valikus vasakul menüüs on üks artikkel, mis räägib sellest, kuidas oma isikliku visiooniga töötada ja kuidas ta on seotud siis lühema ja pikemaajaliste eesmärkidega. Siin on üks selline kokkuvõttev slaid sellest. Ja nendele, kes on natukene võib-olla loomingulisemad ja tahavad ette kujutada, et kuidas see töö oma eesmärkidega igapäevaselt ja võib-olla aasta lõikes siis lõpuks välja näeb, siis tegin teie jaoks spetsiaalselt sellise slaidi. Üleval vasakul on siis nii-öelda visioon, eks ole, selline nägemus, pilv, kuhu me tahame jõuda ja selle visiooni osadeks on siis erinevad teemad ja valdkonnad, näiteks raha, pere, kodu, töö, karjäär, isiklik areng, tervis, nii-öelda vaimne heaolu ja nii edasi. Ja siis hakkad sa mõtlema selle peale, et mida mul on vaja teha, et selle visioonini jõuda. Kus ma pean olema 3 aasta pärast, 5 aasta pärast ja 10 aasta pärast, kui vana ma siis olen, mis aasta siis on. Ja siis töötad detailsemalt juba oma jooksva aasta eesmärkidega. Et mina küll räägin sellistest nii-öelda aastate lõikest, et see on võib-olla selline lihtne struktureeritud lähenemine, aga see ei pea olema seotud üldse aastatega, kui sulle see ei meeldi. Võid panna ka muid tähiseid. Aga nüüd ütleme selliste lühemaajaliste, mis siis aastased eesmärgid ka on või ka lühemad eesmärgid, on seotud jällegi seesama tegevuskava, tark töötamine ja erinevad võimalused selleks, tulemused, mõõdikud ja ka enda analüüsimine. Ja analüüsiks annab sulle MyPlan tegelikult väga head võimalused, et sul on võimalik seal ka graafiliselt näha siis oma sellist aktiivsust ja seeläbi ka siis hinnata, et kas see on piisav selleks, et ma jõuaksin oma tulemusteni, mida ma olen planeerinud ja mida ma soovin saavutada. Et see igapäevane töö juhtimine ja analüüsimine ja tark siis planeerimine on väga-väga olulised. MyPlan on siis üks nendest tööriistadest, mis võimaldab eraisikul või persoonipõhiselt oma eesmärkidega töötada. Ja ta on põhimõtteliselt tööriist erinevatele inimestele, nii ettevõtjale, kes kas siis iseseisvalt või nii-öelda mikromeeskonda juhtides toimetab, tippspetsialistile, tavalisele töötajale, palgatöötajale, spetsialistile, inimesele, kes planeerib karjäärimuudatust, näiteks on see väga hea tööriist, juhile, kes tahab ka ise olla süsteemne ja eeskujuks oma meeskonnale ja ka noortele inimestele, kes alles sisenevad tööturule ja kes otsivad seda oma suunda ja mõtlevad läbi, et kuidas ja mida ma pean tegema, et leida see minu jaoks õige keskkond. Erinevad tööriistad on siis MyPlanis ja me alustamegi sellest, et me suuname kasutaja siis kõigepealt ennast kaardistama natukene, sellist enesehinnangut andma. Siis me suuname teda töötama oma visiooniga, just selle mõttega, et kas see visioon ka inspireerib sind, mis on oluline, sest sealt saab inspiratsiooni ka sinu selline eesmärkideks ole plaan ja süsteem. Kindlasti on enesega töötamine oluline, planeerida või mõelda ka siis, kus ma pean ise olema parem ja selline igapäevane operatiivne tegevus, et kuidas seda teadlikult juhtida
ja järgmise sammuna siis ka analüüsimise võimalused. Täna on meie aeg kenasti ühele poole saanud, nagu öeldud, siis selliseid veebiampse enesejuhtimise, tulemuslikkuse ja eesmärgistamise teemal teeme me veel. Juba järgmisel nädalal samamoodi pool tundi olete lahkelt oodatud ennast sinna kirja panema. Ja siis me keskendume juba sellisele operatiivsele tulemuste juhtimisele, igapäevasele, iganädalasele ja sellisele lühiajalisele tegutsemisele, et kuidas seda korraldada, kuidas jälgida, analüüsida ja mida siis meeles pidada, et olla tõhus. Ja teine teema, mis webinar toimub 2 nädala pärast, puudutab siis selliseid blokeeringuid, et kuidas siis nendest blokeeringutest vabaneda, mis mind tagasi hoiab, et ma oma nii-öelda oodatud või soovitud tulemusteni ei ole jõudnud või ei jõua nii, nagu ma sooviksin ja planeerinud olen. Aga teile kõigile ilusat reedet. Aitäh osalemast ja kohtume siis järgmisel webinaril ja kindlasti tulge MyPlani, tehke omale konto ja hakake siis ka tulemuslikumaks. Aitäh! Ilusat päeva!